Siin selles tornis asub Dubai Expo 2020 peakontor ja Reet Kivi, kes on Dubais elanud siis juba 5 aastat, on meile lahkelt nõus rääkima Dubai Expost ja sellest, mis on praegusel hetkel juba siin turul toimumas. Räägi, kui palju sina Dubai elanikuna Expost tead, kui palju sa oled kokku puutunud Expo ettevalmistamisega? Minul on olnud suur rõõm kohtuda lausa Expo 2020 Eesti country manageriga, sest et igale maale on määratud oma kindel inimene, kes vastutab just selle eest, et oleks olemas kõikidel teemakohane informatsioon. Et ega seda Expo 2020 ootust on märgata igal pool. Nii metrooga sõites näed sa seda, et juba on olemas teeviidad sinna kanti, kuhu Expo 2020 linnak kerkib ja hästi palju muidugi reklaame ja kindlasti, mis on hästi oluline, et juba täna käivad hanked kõikvõimalike Expo 2020 edukaks ettevalmistamiseks. Ehk siis on lausa loodud selline e-source portaal, kus on võimalik juba oma teenuseid ja tooteid nii-öelda reklaamida ja tegelikult ma arvan, et peaaegu kõik siin elavad inimesed vähemal või rohkemal määral puutuvad Expo 2020-ga kokku juba praegu. Mis Dubai Expot eristab juba toimunud expodest? Mis need märksõnad on? Keda see eelkõige oodatakse? Teemad on siis ala pealkirjade alla jaotatud, see on siis mobility ehk mobiilsus, sustainability ehk siis jätkusuutlikkus ja opportunities ehk võimalused. Mina olen mõelnud nende expodega seoses, et kas me nagu ei ole liiga eestlased läinud selle riigi tutvustamise peale, et ettevõtja tahaks ju tegelikult ikkagi expos saada konkreetset ärilist kasu. Et mis sa arvad? Mina olen küll ise mõelnud, et see kontseptsioon peaks olema kindlasti selline, et parimad meie sellised ettevõtted, kes tegelevad innovaatiliste lahendustega, nagu näiteks pakiautomaadid või ka ütleme selline innovaatiline disain, millel on, see peaks olema selline mõnus sünergia, et need tooted ja teenused ise räägivad loo Eesti kohta. Mitte niivõrd et oleks nagu selline Eesti kuvandi loomine, vaid et just konkreetselt, mida konkreetsem, mida täpsem toode, teenus, seda kasulikum, ma arvan, kõikidele osapooltele. Aga hetkel ei ole meil siis veel paraku selge, et kuidas selle Expo osalemisega läheb. Kui palju on juba praegu registreerujaid, maid, on sul mingit informatsiooni ka, et kuidas Expo ettevalmistamine läheb? Mina olen aru saanud, et üsna kriitilise tähtsusega on see otsus kiiresti ära teha, sest juba tänaseks on kokku registreerinud 160 maad ja kuna ma mainisin, et kogu see teema on jaotatud 3 suurde paviljoni, siis punkt 1, asukoht kindlasti on oluline, et täna on veel võimalik kaasa rääkida sellest, kuhu Eesti paviljon nii-öelda paigutatakse, pluss ka see, et missuguse teema alla Eesti võiks ennast positsioneerida, et on see siis mobiilsus, on see siis võimalused või on see siis jätkusuutlikkus. Et meie naaberriikidest juba Läti, Leedu on oma positiivse otsuse juba teada andnud ja lähiriikidest võib-olla veel ka Prantsusmaa, keda ma tean, ja Venemaa muidugi, aga ma tean ka seda, et UAE on pannud endale sellise väga suure eesmärgi saada maailma kõik riigid Expole. Kas see muidugi ka reaalne on,
ma ei oska öelda, aga nagu te teate, eks, ja kes on siinkandis käinud, siis tundub, et kõik on siin võimalik, sest et kõrbest on ehitatud tõeline metropol, kus on kõrvuti suurepärased hotellid, puhkekeskused, maailma kõige kõrgemale purskavad purskkaevud ja loomulikult seni veel maailma kõige kõrgem torn, Burj Khalifa, nii et põnevusega ausalt öeldes ootan. Ja ütleme, et kogukond siiski elab hästi palju selle EXPO 2020 ootuses. Hästi palju ehitatakse igal pool ja ma mäletan, et kui see uudis välja tuli, siis oli ka tõeline eufooria siin. Kuuldavasti olla isegi raha lastud taevast alla. Minul küll kahjuks ei õnnestunud seda oma silmaga nagu kaeda, aga väga paljud ettevõtted tegid toredaid pakkumisi, näiteks jäätisefirmad jagasid rahvale jäätist ja nii edasi, nii et kindlasti on see ühe riigi jaoks hästi suur samm, hästi suur ja oluline võimalus näidata kogu seda võimekust, mis nendel täna on. Et kahjuks Eestit ei olnud siin sel hetkel, kui taevast raha sadas ja meie raha saamine või siis otsustamine, kas on piisavalt raha selleks, et tulla EXPO-le välja, on veel küsimärgi all. Aga loodame kohtuda siis 2020 juba sinu ja kõikide nende riikide ja ettevõtetega Dubai EXPO-l 2020.